tere hommikut sulle. Nii põnev teema nagu kaks maailma. Meie sees, meie ümber, väljas, igal pool. Praegu räägitakse ju meeletult palju sellest, et me liigume teise arusaamisesse, teise mõistmisesse, teise energiasse ja mingid 5D-d, 4D-d, 3D-d. Ma ütleks niimoodi, et kõik on õige, ongi energia, sest meie sees on ka energia, on ju. Ja kõik ongi energia, aga kõigepealt on vaja aru saada, mis minu süsteemis toimub. Mis mõtteid ma mõtlen, kuidas ma ennast tunnen, mis ma tajun ja mida ma igapäevaselt siis vastavalt sellele siis valin. Meil on iga päev valida, olla kas sellises heas kontaktis endaga või vastupidi lahti ühendunud, mina nimetan seda. Me ei ole endaga kontaktis, me oleme lahti ühendunud. Ja seesama lahti ühendunud, niikaua kui me ei ole endaga kontaktis, see ongi see teine reaalsus. Ja siis meil tekivad igasugused emotsioonid, reaktsioonid, hirmud. Ja see ongi see teine maailm. See on see teine maailm. Ja siis meil on valida, kas ma lähen ja õpin ennast tundma nii palju, et see teine maailm minu sees, see on ka koht. Selles mõttes, me ei saa seda ära lükata. See on ka koht. Ja me ei ela kogu aeg mingisuguses zen olekus. Me elame siin maa peal, me oleme inimesed ja asjad toimuvad meie ümber. Ainuke asi on see, et kas ma oskan selle näha enda sees ja kas ma oskan nendel hetkedel teha stopp ja öelda, et nii, ma saan aru, et ma olen sinna teise poole jälle vajunud ja kukkunud, et ma valin nüüd ikkagi selle teise, selle, et on olemas lahendused, on olemas mõnus olek, rahulolu enda sees ja ma valin selle. Ja võib-olla mõnikord on vaja selleks, et sinna jõuda jälle mingid sammud teha. Võib-olla mingeid lahendusi vaja leida. On ju. Nii et see kahe maailma. See on see sama lugu, mis on see must ja valge hunt. On ju. Et mida sa siis toidad? Keda sa siis toidad enda sees? Ja ma arvan, see on see õppetund praegu, mis meil tuleb ära õppida, et keda ma siis toidan igapäevaselt, igal tunnil, igal minutil ja lihtsalt ennast tundma õppida nii palju, et aru saada, kus ma viibin, mis ma teen enda sees, kuidas ma reageerin välisele, miks ma reageerin välisele ja kõige suurem samm, mis tuleb on enda sees vaja ära teha, on saada sõbraks endaga. See on see kõige suurem koht, kuhu me peaks liikuma. Sest kui ma olen saanud sõbraks endaga, siis muutub väga palju, ma võiks öelda, väga palju. See väline ei mõjuta mind enam. Sisedialoog läheb hoopis teiseks. Ma hakkan ise endaga käituma sõbralikult. Nii et ja selle kahe maailma head uurimist, enda sees avastamist, eneseväärtuse tõstmist. Mul on selle kohta ka koolitus, nii et oled oodatud osalema. Ja see ei tule kahjus. See koolitus on ka 4 kuud pikk, see ei tule kahjuks meie sisse süsteemi muutus. Selleks, et üldse ühte harjumust muuta, on vaja 3 kuud miinimumaeg. Sügavamaid 6 kuud kuni 1,5 aastat isegi võib minna, et kuskilt välja ronida. Ma olen ise seda näinud. Praegu käivad asjadki, öeldakse kõik kiiremini. Jah, see on tõsi, sellepärast, et see teadlikkuse tase on nii palju tõusnud. Ja kui ma olen teadlik, ma saan palju kiiremini asju endas lahendada. Ma olen ise näinud, väga keerulistest mustritest inimesed on välja liikunud mõne kuuga. Nii et kõik on võimalik. Absoluutselt kõik on võimalik. Nii et edu sulle ja juhendus sinu endani.